Hommik algas suht koht vihmaselt niisuguse märja rajada ja said ikkagi 13. ja 16. nii-öelda ajad hommikust treeninguks. Kui keerukad need hommikused treeningud päris märja rajal oli ikka? Suhteliselt tehnilised kohe, aga õnneks mul oli hea külg selles mõttes, et sain eelmine nädalavahetus Saksa MM-il võistelda, kus olid juba veel sügavamad ja pikemad rööpad, et märksa oli see harjumine lihtsam, aga jaa, väga positiivne, ütleme siis pool päeva, et hommiku vabatreenis 13. aeg ja eelkvalifikatsioonis 16. aeg, et väga tark sõit minu poolt, et sõitsin suhteliselt targalt, puhtalt tehniliselt ja ei riskinud midagi üle, ei olnud täitsa viimase limiidi peal ja ei, ma olen väga rahul nende sessioonidega, et kiirust jagus, stardikoht oli hea kvalisõiduks ja võib-olla jah, eelkvalis natuke, ütleme, kui oleks suutnud kõik täpselt sektorid ja ringid kokku panna, siis oleksin suuteline paremaks olnud, aga tegelikult oli väga okei, et esimene start, nii-öelda kvalifikatsiooni start ebaõnnestus. Kuidas ja mis seal juhtus? Ebaõnnestus jaa, et hüppe kõige parem ei olnud üle puu ja siis sirje peal tegelikult, ma olin seal kuskil keskel, ma arvan, ja siis kaasvõistleja lihtsalt, kas ta tekkis tsikliga tehniline probleem või suretas välja stardikuri tulles, et põhimõtteliselt jäi mul seisma täpselt minu ees ja ma keerasin talle taha ratasse põhimõtteliselt, et ei saanud kuidagi nagu väga vältida seda olukorda. Ja siis tulin viimase koha pealt, ma olin juba, ma arvan, top 20, suutsin päris okei sõidu alguse teha, ilusad möödumised ja siis tekkis tehniline probleem tsikliga, et see sama nii-öelda siduri probleem, mis ei ole enam saladus, et me uue selle 2026 aasta Yamaha mudeliga siis jaurame juba pikemat aega, et see nädal ka nägime kõvasti vaeva, et muudatused teha, täitsa teine süsteem külge panna, aga miskipärast meil ikkagi probleemid jälle esinevad, et hommikupoolik oli tegelikult ilus, tunda ei andnud, andis kindlust, aga kvalifikatsioonis jälle, ütleme, natuke meelt muserdavaks hakkab see asi minema, aga hoiame pea püsti ja homme on uus päev. Siin on ka näha tegelikult, et sul ei ole ainult enam sinu mehaanika tsikli tagal, vaid on lausa isegi Aare Kaurik juures. Just tundub, et tuleb mootorratast natuke leiutada või täpselt targemate meestega vigadele jälile saada, et endal on suhteliselt ideed juba otsas natukene, et ma pole ise ükski aasta nii palju nagu tsikli sees juba olnud, kui juba tehnilised valdkonna küsimuste oskan ise ka juba päris hästi vastata selles suhtes, et aga jaa, ei mis siin ikkagi ega mööda külge maha ei jookse, aga lihtsalt kahju tahaks nagu sõitmisega tegeleda ja oma potentsiaali kas just näidata, aga oma töö ära teha, aga täna kahjuks kvalifikatsioonisõidus ei õnnestunud, nii et aga lootus on, et homme ikkagi on parem ja asjad korras. Aga tänud!